tere, kallis kuulaja, minu nimi on Maigi Varusk ja sa kuuled raadiot Roosa Raadio. Täna istub minu vastas Jaanika Kaljula. Me rääkisime matemaatikast ja Jaanika pani mind ka proovile. Samuti saime teada, miks Jaanika ikkagi klassijuhataja on ja me jõudsime välja tunniplaanini. Nii et keera raadio valjemaks ja mõnusat kuulamist. Kui me õpime teisi tundma, siis me õpime ennast ka paremini tundma. Ja minu vastas istub täna Jaanika. Tere! Tere, Maigi! Rõõm kohtuda siin. Me tuleme tegelikult täna koos siia. Millised emotsioonid sul on pärast tänast vilistlaste konverentsi? Minu emotsioonid on, ma arvan, et kahte moodi ülevad. Esiteks see, mida need noored või veidikene vanemad vilistlased pakkusid meie praegustele õpilastele. Ja ma väga loodan, et nad nokkisid sealt midagi ja igal ühele jäi midagi kõrva taha. Ja teine asi, ma nägin oma õpilasi ja mitte vähe. Sealt 8 õpilasest Joel, Kristjan, Kairi, keda ma olen ikka päris palju õpetanud. Et selles suhtes on nagu topelt rõõm, et nad on leidnud oma tegevused, nad on leidnud oma, nii nagu Vivian lõpuks ütles, oma elukutse. Et see oli väga ilus mõte minu arust, see elukutse. Jaa. Mu tegelikult järgmine küsimus ongi, et kas sina oled leidnud oma elukutse? Jah, võin küll öelda. Mulle väga meeldib minu praegune elukutse. Kuidas sa selleni jõudsid? Räägi. Ma arvan, et ma ikkagi natukene jõudsin juhuslikult. Et ma ei olnud selline, kes juba kindlasti 10. klassis teadis, et temast tuleb õpetaja. Ma võib-olla isegi ei kujutanud tol hetkel ette, mida see õpetaja töö ikkagi endast kujutab. Kui nüüd mõelda päris lapsepõlve tagasi, siis võib-olla neid inimesi, mitte inimesi, lapsi ei ole eriti vähe, kes on kooli kunagi mänginud. Ja kuna mina siis olin nagu oma seltskonnas üks vanemaid, siis kes on õpetaja? Ikka see, kes on kõige vanem ja kõige targem. Aga ma ei ütle, et see oleks midagi kuidagi mind nagu sinna poole tõuganud. Et minul pigem oli see, et võib-olla ma läksin ikkagi õppima seda, mis mulle meeldis ja mulle meeldis matemaatika, meeldib siiani. Tol hetkel ma ei mäleta, et ma oleks otseselt mõelnud, et ma kindlasti hakkan õpetajaks. Ma tulin matemaatikat õppima ja sealt, tol hetkel tegelikult oli, kui see matemaatikat tulid, siis oli see teine haru oli informaatik, rakendusmatemaatik, suures osas informaatik, et kui sa ikkagi puhtalt matemaatikat läksid õppima, siis sa ikkagi läksid selle teadmisega, et sust võib lõpuks õpetaja saada. Aga ma millegi pärast usun, et see ikkagi ei olnud nii teadvustatud valik. Et rohkem oli juhuslik. Kaua sa oled olnud õpetaja nüüd? Väga kaua. Ei ole. Olen. Ma võin sulle kohe öelda, väga kaua. Ma lõpetasin ülikooli 1992. Ja nüüd, Maigi, sina, kui ma olen aru saanud reaalklassist, võiksid arvutada. No, las kuulajad arvutavad. Olgu, teeme nii. Aga selle aja jooksul tegelikult ma tean, et sa tahtsid ka doktorikraadi. Jaa, miks ma tahtsin? Ja. Ma arvan, et kas ma nüüd seda doktorikraadi otseselt tahtsin? See on jälle selline asi, et ma ei ole nagu selline, kes hirmsasti tahab midagi saada, et eriti veel mingi kraad või mingi au või kuulsus või midagi sellist. Aga mulle tundus nagu tol hetkel, et ma võiksin nagu midagi juurde õppida ja ma tahtsin õppida nagu ülikoolis edasi. Ja nii ma sinna sattusin. Mul ei olnud tegelikult üldse nagu kõige suurem eesmärk doktoriõppe, vaid ma isegi mõtlesin, et ma võiksin magistriõppes olla, aga tuli välja, et ma olen nii kõrgelt haritud, et see doktoriõppe oli nagu selle hetkel loogilisem valik. Pigem selle õppimise pärast, mitte kraadi pärast kokkuvõttelikult. Mis siis juhtus? No juhtus see, et tuli teisi huvitavaid asju ja kas see otsus nagu pooleli jätta oli sinu jaoks väga teadlik otsus või sa lihtsalt pidid selle mingi hetk kuidagi olude sunnil langetama või?
See otsus, ütleme niiviisi, et kui sa nagu õpid ja nagu teed ja sul nagu läheb ja ei lähe, et samas sa tead, et doktorikraadi saamiseks on sul kindlasti doktoritööd vaja. Mul oli uurimisteema olemas ja see uurimisteema on siiamaani olemas, aga antud momendil ja võib-olla selle 4 aasta lõpupoolega, 3-4 aastat, ma ikkagi nagu ei olnud nagu selline tunne, et see on nagu see teema, mis mind nagu niiviisi edasi viiks või nii põhjalikult huvitaks. Kuigi see on õpetamisega seotud ja tal ei ole nagu häda midagi. Ja võib-olla seal on ka see asi juures, et tol hetkel hakkas siis see statistikaharidus natukene edasi minema ja tuli siis arvutistatistika apps, arvutipõhine statistika, see programm, siis ma ei tea, ma ei saa öelda, et ma sinna sattusin, aga selle programmiga ma ühinesin ja võib-olla need huvid jälle seal muutusid, et ega kui ma lugesin seda kirja, et mul nüüd ülikool on katkestatud selle doktoriõpingud, ikka ühe päeva ma ikka mõtlesin nagu enda teemal, et et kas see oli nagu, kas see oligi nii või? Aga samas ma saan aru, et ma ikkagi ei teinud nii palju selleks, et lõpuni minna, nii nagu ma sulle ühe päeval koolisööklas ütlesin, et on siiski asjadel minu arust ikkagi natukene ka neid väliseid motivaatoreid ja ma tõesti ei näe kahjuks või õnneks, ma ei tea, kumb ennast ülikoolis töötamas momendil vähemalt, aga mine tea, ma arvan, et õppida võib veel ja võib ka seda kraadi kunagi teha. Pedagoogika teemad on ju huvitavad teemad. Didaktikast või pedagoogikast või õppemetoodikast tahaks ma suga veel rääkida, aga jääks korra siia, et see söökla jutuajamine, miks sa ei tahaks ülikoolis õpetada matemaatikat? Miks ma ei tahaks või? Tead, ma ei tea, miks, aga mind tõmbavad nagu need hullud pubekad ka, et nad on, ühest küljest nad on tõesti tüütud. Sa tead ise, et vahest ikka mõtled, et miks ma seda teen, eks ole, selle puberteetikuga, et tal on endaga nii palju tegemist, et ta ei saagi õppida. Aga samas sa saad nagu sellest kännust lõpuks üle, laps kasvab ju loomulikult. Ja lõpuks, kui sa näed teda gümnaasiumis või tuleme siis tänase päeva juurde tagasi, sa näed teda seal kas modereerimas või siis rääkimas kirega, millega ta praegu teeb. See on nagu kihvt, et erinevas vanuses lapsed. Et sulle meeldib näha nende arengut? Jah, et see on nagu tore, et ma arvan, et noort inimest ülikoolis saab täpselt samamoodi natukene, ma ei usu, et õpetaja nüüd väga suur mõjutaja on, et ma väga loodan, et ikkagi perekond paneb asjad paika. Aga natukene ikka saab võib-olla motiveerida või süstida midagi. Kui palju sa mõtlesid nii-öelda selle sissetuleku peale? Sest kui me rääkisime sellest korraks niimoodi sööklas, siis ma korraks mõtlesin, et äkki sa mõtled nagu palka? Eks ma natukene mõtlen palka, iga kord õpetaja mõtleb natukene palka, aga tegelikult palgateema, eks ole. Palgateema on see, et mina ütlen ausalt, mina ei saa kurta oma palga üle, aga mille üle ma kurdan, kui palju ma tegelikult selleks vaeva näen, et ma selle palga saan. Olude sunnil on matemaatikas ka sellel aastal nii-öelda tunni andmises väike ülekoormus, aga kõik see lisa juurde, mis tuleb, et võib-olla ma ei tea, eegeldaks või kooks kodus. Aga seda aega kahjuks ei ole. Milline sa nagu olid gümnaasiumis, et sa ütlesid, sulle meeldis matemaatika, aga mis veel sulle meeldis ja millega sa tegelesid? Ma olen päris palju käsitööga tegelenud. Võib-olla sellest tuli ka see kudumise eegeldamise näide. Gümnaasiumis olin ma arvan, et õpetaja jaoks ikkagi küllaltki hea õpilane, sest mul ei olnud nagu raske selle distsipliiniga, mis koolis on kaasa minna ja samas ka selle materjaliga, mis meile anti. Ja matemaatika tuli mul nagu tõesti hästi välja. Kuidas sa defineerid seda, et tuli hästi välja? Selles suhtes, et ehk sa olid teistest peajagu üle?
ei no ma ei tea, kas just peajagu. Ma nii peajagu ei olnud, nii nagu siin võib-olla minu hea õpilane viimane, kes küll läks Treffnerisse, Kristjan Erik Kahu, aga ma ei saa... Aga no vat, aga ütle see on nagu see, et mina ei taha nagu öelda, või noh, ma ei oska nagu öelda seda, või ma ei taha öelda seda, et noh, nagu mingisugune looduse poolt antud anne, aga ma ei tea, mulle tundub, et tegelikult paljud lapsed arvudega on hästi head sõbrad. Ja ju siis kuidagi, ma arvan, et siin võib isegi vanaisa käsi mängus olla, et nagu selline nuputamine ja sellised asjad ka, ja kui sa ikkagi tegeled nagu, noh, kas laps tegeleb siis vanemate või vanavanemate mõjul selliste asjadega, mis sul siin ajus tööd teevad ja tekitavad siis neid samu ajuühendusi juurde, eks. Et minul ei olnud nagu koolis raske õppida, samas ma olin ka valmis nagu natukene rohkem õppima kui mõni teine. Et võib-olla kui oleks keegi veel rohkem kuskilt midagi pinninud, no ilmselt võib-olla oleks ka rohkem teinud. Et noh, ütleme nii, ma ei taha sulle öelda, et mingisugune noh, selline pingutamata, et istusin tagapingis ja muudku vaatasin ja tegin. Ei, absoluutselt mitte. Ma tegin väga hoolega kõik ülesanded läbi ja selles suhtes ma olin nagu, aga noh, mulle meeldis teha neid ka. Mul on jäänud mulje, et matemaatikaga on 2 varianti. Kas sa oskad või sa ei oska. Ja teist varianti nagu tundub, et ei ole. Või siis on see, et sa ei oska, kas sa teed kuradima palju tööd selle nimel, et sa saaksid nagu midagigi aru. Eks ta muljaga ongi ja eks ta vist on ka natukene niiviisi. On, et vaata, seal on see järjekindlus. Et mida mina nagu vaatan, eriti kui nagu gümnaasiumis õpetada ja nad tulevad paljude erinevatest kohtadest kokku, et see põhikool on hästi oluline, et talle jääks sealt nagu mingisuguseid lünki ja aukusid, et sealt saaks nagu, oleks hea nagu gümnaasiumis edasi minna. Et ütleme niiviisi, et vaat, mind on nagu elu hoidnud, et ma olen ju Miina-Härma gümnaasiumis enamus aja õpetanud. Ma ei ole nagu näinud õpilast, kellele matemaatika nagu üldse külge ei jää. Aga ma olen näinud tõesti õpilasi, kes teevad palju tööd ja kes tegelikult pärast teevad väga-väga hea tulemuse. Et selles suhtes on sul selline õige mulje või noh, ma ei tea, selline... Ma ise olin see, lihtsalt, et minul ei olnud seda ma nimetaks seda ikkagi mingi looduslikuks vimkaks, et kui sa oled nagu tõesti väga hea sellest. Ja minul seda ei olnud ja ma nägin, et tegelikult ka väga suure tööga saab nagu tehtud need asjad, mis sa tahad. Võib-olla räägiks veel, et kui klass on üle 30 õpilase, kuidas sa seal hakkama saad? Ma tean, et sellest räägitakse palju, et õpetajal on raske ja bla, bla, bla. Ja tõesti on, ma ei ütle, et ei ole, aga kuidas see reaalselt tunnis välja siis näeb? Reaalselt tunnis välja gümnaasiumika. Ütleme, et on mõnes mõttes lihtne, sest lihtne ei saa öelda. Hakkame siis sellest pihta, et gümnaasiumi õpilasele, võib-olla õpetajal rääkida, gümnaasiumi õpilane töötab üldiselt tunnis. Matemaatika tunnis töötab õpilane. Muidugi on olukordi, kus ei töötata, aga need ei ole nagu pidevad ja kogu aeg. Et selles suhtes on nagu mõnus miljöö ja kõik väga hea, aga 30 ja 30 pluss õpilast. Ma siin paar päeva tagasi 10. klassile ütlesin, et teate, et ma tõepoolest suudan nii palju juba, et lõpuks saan aru, kes oli koolis, kes oli mitte, kes ei olnud koolis, aga ma ei suuda mitte iialgi 45 minuti jooksul iga ühe juurde teist. Ja seda ei jõua. Seda ma jõuan ainult sinu armsate 5. ja 6. E-klassi õpilaste juures. 13 õpilast, jah, ma näen, mida ta teeb, mida ta kirjutab. Ma näen ka seda, et kuidas ta edasi jõuab. Aga isegi selle 26-ga ikka võib juhtuda, et mõni jääb 2 silma vahele hetkeks. Kumb sul rohkem 2 silma vahele jääb? Kas sa tegeled selle keskmisega, nõrgaga või selle
kõrgemaga kõige rohkem tunnis, kuidas sa ise tunned? Kellele sa auru annad? Praegu, kui meil on need lisahuviringid nii-öelda kõrval, siis pigem keskmine ja nõrgem õpilane. Et nende tugevamate jaoks, eks ma ikka natukene püüan neile võtta kõrval ülesanded, aga üldiselt jah, kahjuks on tõesti keskmisega tunnis ja konsultatsioonis käivad nõrgemad. Aga minu arust sellest on räägitud, et see ongi kõige parem praktika vist. Et see keskmisele nagu... No jah, et ega sa ikka kõige viimase järgi ei saa minna, aga vahest sa lähed ka hästi aeglaselt või niiviisi. Ja mina olen selline suhteliselt aeglane liikuja minu arust. Mis teema kõige raskem on õpilastele? Erinevad. Oleneb inimesest, ja, eks? Mõni õpilane ei saa algebraga kuidagi hakkama. Võib-olla üks teema, mis õpilastele päris palju raskusi valmistab, on 12. klassis stereomeetria, aga see võib-olla on ka natukene sellega, et tegelikult põhikoolis selle stereomeetriaga ehk ruumilised kujundid väga palju ei tegelda. Et seal on, põhikoolis on ainult natukene, see on neile lihtne, aga pärast mis iganes nurgalt kuskilt vaatad midagi ja kuskil mingid lõigud, siis läheb asi nagu käest ära. Ma ei tea, kas sa vaatasid viimaseid saateid Maailma kõige targem rahvas? Matemaatikast oli üks osa. Ai, seda ma ei vaadanud. See oli see kõige viimane just, jah? Vist eelviimane. Ma praegu jään vastuse võlgu sulle, kas ta oli viimane või eelviimane. Ja seal nagu tehti meile selgeks, et tegelikult see matemaatiline arusaamine ja mõistmine ja nagu sa ütlesid ka numbrite armastamine, et see tuleb ikkagist kodust. Kui palju sa näed seda, sa rääkisid enda kogemusest võib-olla või et natuke on, aga koolis, kui palju sa tunnetad seda, et sinuga ei mängitud lauamängu, sorry, sa ei saa aru sellest? Või et oleks su ka mängitud lauamänge reis ümber maailma, siis sa oleks võib-olla tipus. Ma ei ole niiviisi kunagi mõelnud kusjuures, et ma nagu mõtlen selle peale, et mis mänge on kodus lastega mängitud. Aga mulle tundub, et ma ei tea ju kõikide klasside kohta. Ma siin oma klassi kohta võin ju natukene teha neid järeldusi, aga mul on nii head õpilased jälle. Et ühesõnaga võib-olla tähtsam on see, et lapsega tegeldakse ja mis on minu arust veel tähtis, et peres, kodus on haridus au sees ja siis tuleb see kuidagi see sisemine motivatsioon ka kergemalt. Aga kui nüüd õpilane tuleb õpiabisse või konsultatsiooni ja sa teed ta ka üks-ühele, kas see ongi see, mida meil tegelikult on vaja, et ka need nõrgemad saaksid aru? Kui on see suur õnn, et üks-ühele teha, siis on eriti hea, aga üldjuhul on neid konsultatsioonis rohkem ja ma olen siin vahepeal teinud, et nad konsultatsioonis on, kuna neid on vähem, siis keegi teeb tahvli peale ja siis me hästi palju selgitame või seletame. Et ma ei tea, aga ma arvan, et kui õpilane saab ise seletada, siis on talle sellest rohkem kasu, kui mina vehin veel konsultatsioonis edasi seda sama teemat, mis tunnis pooleli jäi või jäi siis omandamata, ütleme nii. Kui palju see sulle inimesena haiget teeb, et su aine nii raske on? Ma ei tea, ma vist olen juba niiviisi nagu harjunud sellega, et ma ei saa öelda, et haiget teeb. Ma nüüd olen hakanud mõtlema selle peale, et kuidas ma nagu jõuaksin selleni, et ma saaks selle potentsiaali kätte. Sest ma olen nii palju lugenud ja võib-olla ma olen lihtsalt lugenud selliseid raamatud, mis mulle siin väikse ajupesu teinud, aga mulle tundub, et tegelikult ikkagi ma ei hakka mingit ainekava või kooli matemaatikaprogrammi siin maha tegema, et meil on siiski kuidagi võimalik neid õpilasi niiviisi õpetada, et nad ei langeks matemaatika pärast välja, et neil ei oleks see matemaatika mingi kõige vihatum õppeaine, aga ma ütlen ausalt, et ma ei ole ikkagi suutnud seda õiget nuppu leida. Mul on ka õpilasi, kes, ma ei tea, nad ei teeks ühtegi matemaatika ülesannet ilmselt, kui neil ei oleks õpetajad, kes käib kraaksub või vanemaid, kes ütlevad, et ikka võiks midagi teha.
ma arvan, et matemaatikaõpetajad praegusel hetkel, kui matemaatikaeksam on kohustuslik, mis aastast? Aita mind. Mis aastast täitsa kohustuslik, äkki on 1900? Sa mõtled 100% kõikidele? Jah. Ma mõtlen jah seda, sest mina tegin 2000, äkki 12 või? Ja. Siis, kui see õppekava väike muutus oli. Et mina arvan, et matemaatikaõpetajad on näinud kõige rohkem pisaraid koolis. Jah, ma arvan, et nad nägid seda ka enne seda, kui see matemaatikaeksam kohustuslik oli. Ma arvan, et ma ütlesin aasta valesti, äkki oli 2014 esimene kohustuslik. Ma pärast vaatan üle seda. Jah, vaata täpselt üle. Et neid pisaraid no ma arvan, et pisarad tulevad ka sellest, et no nii nagu ma ütlesin, et see järjepidevus. Et täna tuli korra vist Joeli jutust ka see välja, see treening. Ma olen ka hakanud selle peale mõtlema, et ütleme niiviisi, et harjutamine teeb meistriks, eks ole. Et teine asi on see, et harjutamine teeb harjutajaks. Aga vist ikka teeb meistriks. No looda. Jah, et sa ikkagi pead saama mõned asjad, kõige lihtsam asi korrutustabel. Ma ei tea, kui augele sa jõuad, kui sa lähed poodi, vaatad, et ma pean 5 saia ostma. Võtame sellised kallid saiad, eks ole, maksavad mingi 4 eurot ja siis sa hakkad seal 5 korda 4, 4, 8, 12, 6, 20 eurot umbes võiks mul minna. Jõle kaua läheb aega seal saiad. Jah, et mõned asjad peavad nagu kiiresti automaatselt tulema. Rääkides sellest saia näitest, ma nägin üks päev, kuidas õpilased lugesid sõrmede peal niimoodi. Kas sa veel oled näinud enda praktikas õpilasi, kes sõrmede peal veel loevad või? Jaa, ma nägin ühel ilusal päeval, kui nad tegid 109 korrutamist sõrmedel. Tegid, jah? Jah, see on siis, ma ei tea, 50 võtad siit ära, neid sõrmi kuidagi ja siis paned. Aga kes neile seda õpetanud on? Õpetaja või? Kust nad selle võtavad? Ma arvan, et seda pigem võib-olla internet õpetanud. Sest seal on nagu selliseid ja muide meie kirutud TikTok näiteks võib ka selliseid neid samu mathäkke või mis iganes, kuidas nad nimetavad neid õpetada. Aga koolis neid ei õpetata? Ei õpetata jah, sest vaata meie tahame, et ikkagi sügavamast sisust aru saadaks. Et tegelikult ongi, mis on jälle natuke selline nagu dilemma, eks ole, et kas sa püüad nagu, et õpilased saaksid arutama ja nad arutleksid mingi asja üle või pauhti valem ette ja lahendame ülesandeid. Ma olen kuulnud küll seda, et tunni lõpus, et miks sa kohe valemit ei öelnud. No muidugi, see on ju lihtsam. Ma ei tea, lõppkokkuvõttes ei ole tegelikult lihtsam, aga tee sa seda selgeks. Temale sel hetkel on lihtsam, pingutust on vähem vist, ma arvan lihtsalt. Kindlasti. Et mina tundsin küll nende valemitega seoses, see on korraks läbi ka käinud, et kui mina tegin matemaatikaeksami, et minul siiski oli lõpuks see, et mul olid need valemid peas, et võib-olla ongi see 2 asja kokku, et ma võib-olla sain aru, kus see tuletatud oli, aga mul ei ole aega seal seda analüüsida, siis ma õppisingi pähe. Ja see valem võikski lõpuks peas olla. Ma ei tea, kas meil nüüd nii palju valemeid peab peas olema, mis me praegu onnaks, aga mingi osa valemeid peab kindlasti peas olema. Okay. No õnneks ma tean, et sa oled hea õpetaja, sest sa oled mind ka täiskasvanuna lohutanud minu matemaatika probleemiga. Juba mitu korda muide. Alati, kui ma ütlen, et mul ka see matemaatika, siis sa alati õnneks ütled, et mis aastal see oli. Ja siis, kui ma ütlen 2007, siis sa õnneks lohutad mind, et see oli üks raskemaid eksameid. Oli tõesti. Aga miks see nii raske oli? Ütle mulle, mis inimestel arus oli? Mis on nii raske eksami tegi? Mis sa andis? Miks? Mina ei teinud ju neid ülesanded, ma ei oska sulle öelda. Ma lahendasin samamoodi, igistasin õpilastega koos. Ma mäletan seda väga hästi, kui ma läksin veel, mul maakodu Võrumaal. Läksin sinna, mulle väga meeldib vahest olla, hästi soe ilm oli, kõhuli niiviisi päikese käes ja siis ma lahendasin, ma rääkisin sulle seda kuulide ja koonuste ülesannet või mis iganes seal oli. Et tegelikult kuidagi ühte eksamisse oli sattunud palju raskeid ülesandeid. Aga kui sa pärast oled lahendanud, parandanud neid ülesandeid. Kas on olnud ka veel selliseid, kus sa mõtled, et miks see siin on? Miks ülesanne siin on? Jah, et miks see nagu nii raske peab olema? Sellel ajal, kui mina olen parandanud,
noh, minu arust ei ole nagu need eksamid enam niiviisi, nad on täiesti mõistliku tasemega. Ma mõistan seda, et kui mõni ühes või kahes ülesandes on mingisugune raskem osa, sest see eksam peab ka eristama ja teisest küljest on minu arust viimased eksamid selles suhtes kenasti tehtud, et kui õpilane on õppinud, see ei ole võimalik, et ta midagi ei tea, ta peab midagi teadma, aga kahjuks tuleb ka neid, kus on 0 punkt. Täiesti 0. Täiesti 0. Aga kas isegi andmete eest ei saa mingeid punkte, kui ma andmed... Ei, see on väga tore, et sa kirjutad need andmed välja, aga võib-olla sa kirjutad valed andmed. Ma arvasin, et andmete eest saab. Ei saa. Isegi valemi eest ei saa punkti, et ei maksa kõiki valemeid, mis sa tead sinna eksamitöösse kirjutada. On olnud? Jah, on. No kirjutatakse jah, igasuguseid valemeid ja asju, kui midagi pähe ei tule. Kaua läheb ühe asja parandamiseks aega sul? Kas sa tahaksid nagu, et kui kaua läheb aega, ütleme, selle 30+ klassi õpilaste arvestustöödeks? Jah. Kõva tööpäev. Üks tööpäev. Võib julgelt 8-tunnise tööpäeva teha. Natukene oleneb ka tööst ja teemast, aga kiiresti see ei lähe. Sa ei ole see õpetaja, kes vaatab ainult vastust ja kui vastus on vale, siis vale, punane, 2. Ei, ikka ei vaata ja eriti kui on pikemad ülesanded, sa ei saa niiviisi. Aga kas sa lähed veaga kaasa? See oleneb natukene ülesandest. Ma mõtlengi, et kui on ikka, ja oleneb ka natukene veast, et vahest on tõesti mõni selline, kas on midagi kuskile tähele panemata jäänud või väike viga arvutamisel, siis ikka üldjuhul lähed lõpuni välja. Eriti kui nagu paistab, et kõik muu on täiesti loogiline. Et eksamitöödes nad ajavad ka vahest väga huvitavaid asju segi. See ei tähenda seda, et peaks 10 punkti asemel kui 0 panema. Kui palju häirib siin see, et tänapäeval tegelikult need kalkulaatorid või rüperaalid või asjad saavad tegelikult kõik need asjad ära teha? Mida otseselt ei häiri see, sest tegelikult need asjad ei ole ilmselt välja mõeldud selleks, et hakata nagu õpetajaid petma, et nad on ikkagi teisel eesmärgil, aga sellel hetkel muidugi häirib, kui ta oma hindelise töö all seda teeb, sest see on lihtsalt ebaausus. Kui ta näiteks kas kodutööd kontrollib või kas või tunnis ka kontrollib, et see sama, eks ole, et kui sa 38 õpilase juurde ei jõua ja 8 tükki sealt kontrollib vastust mingi fotomatiga, las ta kontrollib, sest tõesti, eks ole, et ta saab ju tagasiside, mida õpilane tahab tunnis. Ta tahab teada, kas ta on õigel teel, kas ta läheb õigesti, kas ta saab õige vastuse ja nii edasi. See tagasiside on vist sulle oluline? Kas minule isiklikult või? Jah. Minule isiklikult jah ja ei selles suhtes, et mulle ei meeldi, kui lihtsalt kuskilt keegi lahmima hakkab teadmata, mis tegelikult toimunud on. Võib-olla ma olen juba nii palju ennast suutnud kasvatada ka, et ma mõtlen selle asja siis läbi, et kas tegelikult oli asi minus või tegelikult asi tuli hoopis kuskilt mujalt. Ikka tahad teada, kuidas läheb või ma püüan rohkem jälgida. Ma ei ole see, kes kogu aeg õpilastelt mingit tagasiside küsib. Aga teed sa seda ikkagist õppeaasta lõpus? Ei, ma üldiselt ei tee. Ma lasen vahest kirjutada mingisuguseid asju, kuidas saaks nii või naa paremini, aga ma tegelikult ikka päris niiviisi küsimustikku neile ette ei anna. Siis ma vahest räägin sellistel huvitaval teemadel, et siis nad ise räägivad midagi välja, siis saab endale kõrvad, et mul on selles suhtes kuidagi õpilastega hästi, et ega nad ikka ütlevad, kui asi jama on. Või teine asi on see, et mis on, et nad küsivad, kui nad aru ei saa. Et see on kõige halvem, kui sa märkad. Mul on olnud küll klasse, kui sa mingisugusel X hetkel märkad, et omast arust olen kõike teinud, seletanud, ma ei tea, mis iganes. Ja siis mitte midagi pole kohale jõudnud. Ja nad ei ole öelnud ka, et nad ei ole aru saanud. Siis hakkad otsast peale? Üldiselt küll, jah. Kui kaua, sa ütlesid, sa võtad aega ja et sa ei kiirusta pigem teemadega. Kui kaua sul läheb ja kas sa jääd ka siis selle aja hätta? Sest sul on ju ikkagist see asi, mida ikka vahest olen aja hädas küll, jah. Ja kui neid tunde ära jääb, siis hakkad mõtlema, siis püüad ikkagi natukene mõnda asja selekteerida. Et
ütleme niiviisi, et ega ei ole nagu, et palju asju saaks välja visata, aga samas on mõnda asja, mida saab siis natukene lihtsamalt käsitleda. Matemaatikaga seoses ma mõtlesin, et võiks kuulajad panna sellisesse huvitavasse olukorda, et kas sa mängiksid minuga sükest mängu? Ma ei tea ühtegi, ma ei mäleta matemaatikast mitte midagi. Palun vabandust, Maleglit. Küsi mu käest mingeid asju, 3 asja. Mis on olulised gümnaasiumi matemaatikas? Sa tahad just gümnaasiumi matemaatikast või? Ma ei mäleta mitte midagi, aga ma proovin, lihtsalt, et ka kuulajad saaksid kaasa mõelda. Mõni valem, mõni teooria. No ma küsin seoses sellega, millega me just 11. klassis oma seda eelmise aasta saba lõpetasime. Selline tore valem. X ruut pluss Y ruut võrdub 9. See on üks kena geomeetriline kujund, üks joon. Tõesti piinlik, ma ei tea, ütle. Ringjoon. See on esimene asi ja seda peab teadma eksamil ka. No täpselt sellisel kujul muidugi ei pea, aga seda ringjoont peab eksamil, peab küll teadma. Iga aasta vist ei ole päris ringjoone võrrandit olnud, aga siin ikka on teda. Ringjoon, nii, järgmine asi. Keskpunktiga 0 ja raadiusega 3. Jah, selline ilus. Nii, no minu arust sult neid küsimusi küsida, ma ikka tahaksin, et sa midagi mäletaks. Ma ei mäleta mitte midagi. Ma lõpetasin aastal 2007, ma tegin kõige raskema eksami, ma ei mäleta. Pärast seda eksamit, sa kujutad ette, milline ma olin. Ma lubasin endale, et ma unustan elu lõpuni matemaatika ära. No seda sa oled teinud ilusti. Aga põhikoolist ikka või küsida siis või? Kuule, ma ei tea. Sa remonti oled ikka teinud kodus või? Noh, küsi, aga ega ma ei tea, aga küsi. No aga kuidas sa siis neid täisnurkse kolmnurga külgi arvutad? No seda teab igaüks. Näed. Lõpuks ometi sain teada selle. Ikka põhikoolist sa midagi mäletad. Kas see on põhikooli põhiasi, on ju? Jah, see on põhikoolist, jah. No geomeetrias põhiasi. Kas põhikoolis on ruutjuur sees muidu või? Jah. On jah? Okei, ma ei tea. Nii, okei. No kes ei saanud aru, siis jutt oli siis... Pythagorase teoremist. A ruut pluss B ruut võrdub C ruut. Jah, no näed, ilusti. Seda oskavad kõik. Nii. Ja mis on see üks asi veel, mille sa välja tooksid? Mis ma siis välja tooksin? No mida sa tahaksid vastata? Kas sul oli mingi lemmikteema? Tead, ma isegi ei mäleta seda. Kas sulle meeldisid rohkem algebra, funktsioonid, geomeetria? Tead, ma ei mäleta. Ma ei mäleta, mis mulle meeldis. Praegu tundub kõik nii õudne, ma hakkasin värisema. Mulle vist meeldis tegelikult, vist funktsioonid mingi hetk meeldisid mulle. Mul läks lõpuks väga keeruliseks seal see, nii et võib-olla ma nagu kõike ei nautinud ja ei osanud nautida. Aga ma mõtlen, mis... silinder oli tore. Aga kera? Kera oli ka tore. Aga mäletad kera? Kera. Ruumala näiteks. Või kera sfääri pindala. Saad aru, et mul olid nad kõik peas ja enam ei mäleta. Ja neid sa pidid seal eksamil kasutama 2007 eksamil. Tead, et ma ei mäleta. Ütle ruumala. Ruumalaga on see... silindri ja selle, mitte silindri, koonuse ruumala mäletad või? Ei. Silindri ruumala mäletad või? No, kui ma nüüd mõtlen, ma vehin kätega praegu, on ju? Noh. Hakkame silindri ruumalast pihta. Aga silindri ruumal mäletad või? Ei mäleta. 5 korda raadius, ruudus, korda kõrgus. Ma tahtsin öelda R-ruut. Nii, koonus on kui palju nagu 1/3 silindri ruumalast. Ja kera on hea meelde jätta on nagu 4 koonust ehk 4/3. Mis me teeme? Ruumala. Jah. Ja aga seal tuleb siis raadiuse kuup. Sest kuna ta on sealt 4/3 pi ja raadiuse kuup. Kui sa nüüd räägid, siis tekib silme ette pilt. Aga esimene mõte vist on paljudel täiskasvanud inimestel, et jumala eest ära küsi, on ju? On? No võib küll olla, jah. Ma arvan, et... Ja siin on aeg väikseks pausiks. Pärast meie lindistust viisin ma Jaanika koju ja ukselt hüüdis ta veel kerge muigega mulle, et Maigi, sa said matemaatikatunnist mõtlemise, aga matemaatikat sa ei saanud. Nii et, kallis kuule, kas sina said ka mõtlemise või said sa ikkagist ka matemaatikat?
ma ei tahaks ka keegi, et mulle teeks ajalooeksami praegu keegi. No ma võib-olla praegu ei tahagi keegi teha seda ajalooeksamit, sest kes mul käest tahab küsida mingid Isamaasõja lahinguid. Aga lahe, me saime 3 asja, millest ma teadsin ühte ja võib-olla veel 10% otsa. Ehk siis matemaatika jääb kuidagi ikkagist meelde või mällu? No sul kindlasti jäävad mingid asjad mällu. Ja noh, mingid asjad on ju, millega sa tegeled, et ma arvan, et protsenti arvutamises me ei hakka siin praegu tegema mingit eksamit, et see on nagu selline... See on see kõige igapäevasem asi vist tegelikult. Et see on nagu see, mida igal ühel kindlasti vaja läheb. Aga ülejäänud asjad hakkavad siis olenema tõesti sellest, et mis suuna sa siis ikkagi lõpuks valid. Sa oled olnud klassijuhataja ju nii kaua. Võin öelda kaua ikkagist. No võid küll öelda, aga ma olen Miks sa ei ole ainult matemaatikaõpetaja? Oi, aga... Tee oma elu lihtsaks. Ai, vaata, ma olen selline, kes ei tee oma elu lihtsaks kahjuks. Aga mis sulle annab see töö? Mis sulle meeldib selle töö juures? Mis mulle meeldib selle klassijuhatamise töö juures? Ma võin sulle öelda, et mis oli siis, kui ma paar aastat klassijuhataja ei olnud. Mulle tundus siis, et ma ei olegi nagu kooli elus sees. Sest kui sa neid klassiüritusi või klassiga nendel kooliüritustel ei käi, siis on tegelikult väga lihtne, aga mis ma lähen sinna jõulupeole? Ja kui sul juhtub näiteks sellel aastal veel niiviisi olema või mingi selline jõulupidu näiteks, kus sul ei ole nagu neid õpilasi, keda sa õpetad, ega matemaatikaõpetajal ei ole terve kooli õpilased, tal on mingi 4 klassi või 5 klassi äärmisel juhul, eks. Siis jälle mõtled, et aga ma ei tunnegi ju neid õpilasi, aga ma vist ei viitsigi minna seekord. Vahest lähed, teinekord ei lähe, aga oma õpilastega sa lähed nendega igale poole. Siis teine asi, mis mulle nagu meeldib, et sul on nagu selline, ma ei oska öelda, kuidas ma seda ütlen, ma ei tea. No lihtsalt selline grupp õpilasi, kellega nagu on alati hea kooli peal kokku saada, kellega ka koolist väljapoole on päris mõnus minna. Noh, see on see nagu see positiivne pool, eks. Et tegelikult sa ikkagi suhtled nagu õpilastega rohkem ja kindlasti sa suhtled ka natukene rohkem mingisuguse hulga õpilaste peredega. No see annabki seda, minu jaoks seda suhtlust õpilasega ja võib-olla natukene näha siis ka lihtsalt sinna matemaatika taha. Et tegelikult õpilased on kõik inimesed. Aga kui sa matemaatikatunnis vehklid seal selle 30+ inimesega, siis sa ei saa öelda, et iga jumala kord vaatad teda kui inimest, sa vaatadki teda kui õpilast. No, see on väga selline ränk ütlemine, aga ta ikkagi kipub vahest niiviisi olema. Et eks sa püüad ikka neid mõista ja vaadata ja püüad aru saada, et mida keegi kooliväliselt teeb ja niiviisi. Ka seda on kindlasti vähem kui oma õpilastega ja võib-olla saab ka nagu mõnes mõttes edasi anda seda, et ütleme, et kas või väljasõidud, siis sa ikka püüad neid väljasõitu selleks teha, et klass nagu kuidagi rohkem koos oleks ja teistmidi koos oleks ja inimesed näeksid ka midagi muud kui ainult õppimine. Ehk see inimlik pool on see, mida sa naudid? Jah, vast kui niiviisi hästi ühe sõnaga kokku võtta. Ma guugeldasin sind. Oi. Ja ma guugeldasin niimoodi, et ma guugeldasin su pilte. Mis on esimene asi, mis tuleb? Ma ei tea, millalgi tuli üks selline informaatikaõpetajate mingi grupi pilt kuskilt. Nüüd ma ei tea. Ei olnud see. Aga mis veel võib olla interneti avarustest? TikToki video sinust. TikToki video? On või? Ma ei tea. Ei, oled sa TikTokis või? Ma ise küll ei ole olnud. Ma teen nalja. Ei ole, ma tegin nalja. Sa lihtsalt teadsid, et seal TikTokis need häkid on. Sellepärast ma küsisin. Ei, esimene asi on, kus sa seisad kolleegiga. Marjega. Ja teil on lilled käes. Jaa, see oli mõni aasta tagasi, jah. See oli aasta 2019. No 2 aastat tagasi siis. 2 aastat tagasi. Ja. Sa said Tartus aasta klassijuhatajaks. Jah, sain. See tähendab seda, et sa oled hea inimene. Ai, aitäh. Aga minu jaoks selline tunnustus tähendab seda, et see inimene on mingi väga suure südamega.
vaevalt see süda nüüd suurt palju suurem on kui kõikidel teistel. ära ole. No ma mõtlesin bioloogiliselt. Jaa, aga kui sa said selle tunnustuse, kas sa tundsid ka, et sa oled nagu rohkem nüüd klassijuhataja kui matemaatikaõpetaja? Või kas sa eristad seal ennast kuidagi või on sul üks roll ja teine roll? On sul mask, mille sa paned matetunnis ette ja siis on teine mask? Ja... Ei, ma arvan, et mul on neid hääl, mida ma matetunnis kasutan. Selles suhtes, et praegu ma õnneks siin ei saa niiviisi vehkida ja püüan nagu neid nagu natuke rahulikumalt rääkida, aga ma ikka vahest võin hästi kiiresti rääkida, aga samas tunnis ma püüan mitte kiiresti rääkida. Ja siis ma püüan kõva hääle rääkida, mis minu arust ei ole positiivne. Ma peaksin vaiksema häälega rääkima, sest mulle tundub, et mida kõvema häälega õpetaja räägib, seda rohkem õpilased arvavad, et nemad kuulevad, nemad võivad ka sosistada. Selline mulje mulle vahest jääb. Et seda maski küll ei ole. Ei ole. On ainult üks Jaanika? Üldjuhul küll, jah. Aga ilmselt see, nagu see õpetaja roll või see on ikka, aga ma kindlasti arvan, et ma ikka ei ole päris selline tüüpõpetaja, et kuidas me nagu kujutame ette õpetajat, et ma ikka olen natuke selline uisa-päisa, mulle tundub vahest. Et sa lased öelda endale Jaanika? Lasen, jah. Kuigi ma ise ikka kirjutan õpetaja sinna ette, kui ma kas suhtlen õpilaste või laste vanematega. Ja. Aga see on vist natuke tulnud ka kaasa nende nooremate õpilastega, et need nooremad tulevad, praegu mulle tundub, et kõik, kes algklassist tulevad, või vähemalt suur osa, nad tulevad oma õpetaja eesnimega. Ja samas minu arust ei ole seal mingisugust vahet, kuidas see õpilane ütleb, kui me teineteist austame, siis on ju see täiesti ükskõik, kuidas ta nimetab mind, kas proua õpetaja või kallis Jaanika. Kallis Jaanika. Öeldakse kallis Jaanika või? Mõni ikka vahest ütleb, aga harva. Aga see klassi juhatamine sobib sulle? Täiega sobib? See on sinu poolt vaadates või? Jaa, mina ütlen sulle seda kui kolleeg ja kui inimene, et sulle sobib klassi juhatamine. No mulle meeldib nendega koos olla ja võib-olla kuna ma ei saa öelda, et kuna endal last ei ole või lapsi ei ole, et siis nagu see kuidagi kompenseeriks või niiviisi. See ilmselt annab natukene aega juurde rohkem. Kuigi ütleme niiviisi, et ma ikka väga palju panustan õelastesse, et ikka täiskohaga tädisi vist väga palju ei ole. Mängid lauamängu nendega? Jaa, ikka mängin, jah. Mul on mõned küsimused sulle, matemaatikaalased ka. Oi. Ja sa oled kuulanud saateid, sa tead? Üks või teine, jah või ei, ja sa pead vastama nagu kiiresti. Aha, ma püüan. Nagu tulistama. Olgu. Ja sa võid pikemalt ka tegelikult pärast seda või enne seda tegelikult analüüsida, et tegelikult ei ole nagu nii hull. Nii, ja osad küsimused on sinu kohta, osad on üleüldised. Valmis? No. Ma küsin ka neid, mida varem on küsitud just selle mõttega, et me saaksime nagu võrrelda pärast ise ennast teistega. Ühele sa vastasid juba ära, seda ma ei hakka küsima. Hommiku või õhtu inimene? Hommik. Millega alustad hommikut? No, kempsus käimisega. Okei. Kohvi, jah või ei? Jah, hommikul jah. Piimaga või piimata? Piimaga. Minu arust see ütleb inimese kohta palju, võib-olla osad arvad, et see on, minu jaoks on see tähtis küsimus. Lähme edasi. Kas varem tööle või õigel ajal tööle? Veidi vähe varem, mitte palju varem. Kas esimesena ära või viimasena ära? Keskmisena, aga olen väga palju viimane olnud. Punkris? Ei, ma olen kuskil üleval pool. Oled üleval pool? Kui palju sa punkris aega veedad? Punkris veedan ka aega, jah. Aga ütleme niiviisi, et kui pikk päev on, siis ma pigem olen pika päeva nagu, kas siis üleval mul on siis konsultatsioonid õpilastega ja siis ma teen oma väikse jalutuskäigu sinna kodukontorisse. Vaata vanasti keegi ei öelnud, et kodukontor, aga peale seda 2 koroonaseisakut kodus, siis me saime kõik teada, et meil on kodukontor. Ja siis ma olen nagu selline viimasena ära. Ma ikka teen õhtul tööd küll, jah. Punane pastakas, jah või ei? Oi, mulle meeldib punane pastakas, jah.
Mis sina sellest arvad, et tahetakse, on olnud Soomes, ma tean, arutelu selle üle, et see punane pastaka tekitab stressi ja kaotame ära ja üldse, et üldse ei tohi hinnata, ei tohi üldse panna numbreid ja üldse peame leebemad olema ja... Ma ei tea jälle, ühest küljest jah, leebemad või niiviisi, et peaks nagu kuidagi neid meetodeid ikkagi muutma, ma ei oska sulle öelda, kuidas. Aga ma näen, et me peame ikkagi seda, ma ei taha nüüd hindeliselt öelda, aga pingutust hindama või siis ka, ma ei oska öelda, pingutust nõudma, et ei ole päris niiviisi ullalla-trallalla. Et ja hindamine alles, praegu ma ikkagi näen, et jah, see on väline motivaator, aga mingit moodi seda on ikkagi vaja ja ma arvan, et see ikka jääb päris kauaks veel. Mina päris ära küll ei kaota. Mingit moodi peaks hindama, kas ta on numbriline, täheline või see sama sõnaline, mis meil on siin, see tagasisestamine, et vahet ei ole tegelikult. Numbrid mõistetakse vist kõige paremini. Jah, kõige paremini, et siuke kindel asi. Lähme edasi. Eraõpetaja või õpiabi? Pigem õpiabi. Kas sa töötad eraõpetajana ka? Teed sa ma olen teinud küll jah, päris palju, aga momendil ei tee ja vist sellel aastal jätan vahele ka, kui vähegi võimalik. Miks? Mul on päris tõsine koormus. Aga võib-olla hõiskame siia välja, et eraõpetaja amet on tõhus. Jaa. Ja matemaatikas vist kõige parem. Kas just kõige parem, aga kindlasti on ta seal, ma arvan, et mõni võõrkeel võib seal samal tasemel olla. Palju see tunnihind on? Mitte sinu oma, vaid üleüldse. Mis summadest me räägime? Kui ühel ilusal päeval vestlesime, siis me rääkisime 25 eurost. 60 minutit või 45? Vist ikka 60 oli äkki või 45. Kui palju tunni hinda? Ma vaatasin ühel päeval, aga ma ei mäleta enam neid tunni hindu, aga need olid kõrgemad minu arust kui see 25. Tehnikaülikool teeb eksamikursusi ja ta teeb ka, võib-olla enam ei tee, ma ei saa siin seda öelda, et ta teeb, sest ma ei ole tõesti järgi vaadanud. Aga mingil hetkel ma vaatasin ja individuaalkonsultatsioonid ikka olid päris kallid. Aga ma tõesti ei oska sulle öelda, kas see oli 1,5 tundi ilmselt ja ka mis hinda ma ei mäleta. Aga tol hetkel mul oli mõte küll, et ära sa räägi, et tegelikult päris kallis. Kui palju sa oled näinud oma aja jooksul, et sellest on abi? Eratunnist või? Jah. Eratunnist on abi sellele õpilasele, kes tõepoolest tahab nii-öelda järgi õppida või siis oma seda õpitulemust parandada. Ehk siis ta tuleb ise omade küsimustega, ta teab, mida ta tahab. Sellel juhul on igal juhul abi. Aga ma näen ka vahest seda, et lihtsalt laps käib seal eratunnis, minu juures on ka käinud, eks. Lahendame neid ülesandeid, ega tal ikka pea on jälle suht pulki täis. Ma arvan, et sellest ei ole eriti kasu. Et seal peab ikkagi see huvi olema. Kui sa ei oleks õpetaja, kumb sa oleks, kas IT-guru või psühholoog? Väga huvitav. Psühholoogia mind küll huvitas kunagi. Äkki ma olekski psühholoog. Valid psühholoogia ameti? Jaa, paraku küll valin. Väga põnev. Ma ei tea, mis sellest välja tuleb, aga ma valin niivis, jah. Olgu. Lähme edasi. Inimesed või arvutid? Ikka inimesed. Inimesed. Aga kummad paremad on töötamiseks? Hea küsimus, aga tegelikult inimesed ikka. Järgmine küsimus. Tegelikult sa vastasid sellele juba ära, aga ma küsin siiski. Mentor või informaator? Kumb on klassijuhataja? Mentor pigem. Mentor. Eks seda informaatori rolli on ka muidugi, aga ikkagi mentor oleks. On ikka õigem öelda. Vitsa ka või vitsata? Tahaks ikka vitsata saada, aga vahest ei saa. Kas sa ise oled vitsa saanud või? Olen küll. Oled, jah? Mäletad ka või?
Vitsa saamist või? Mille eest sa said? Ei, ma ei mäleta, aga no ju ma mingi jama kokku keerasin. Hüppasin kuskilt alla, kust ei oleks tohtinud või jumal teab. Järgmine, distants või kontakt? Kontakt. Kuidas läks sul distantsõpe? Ütle üks sõna. Kas minu poolt vaadates või õpilase poolt vaadates? Minul oli ju hästi. Aga kui need 2 asja, mina ja õpilane kokku panna, siis saime hakkama. 2 sõna tuli. Öeldakse, et me tegime mega suure tiigri, hüppe, šalalalala. Kas matemaatikas toimus ka mingi hüpe ja nagu metoodikas või lähenemises? Või nüüd, kui me tagasi oleme, on tegelikult kõik ikka samamoodi? Või oled sa muutnud ise midagi näiteks oma õpetamises? Tead, ma arvan, et väga palju ei ole muutnud või mis ma tasapisi kogu aeg muudan, on see, et ma ikkagi püüan kuidagi jõuda niiviisi, et kas õpilased joonistaksid mingi lahenduskäigu läbi või nad mõtleksid sügavuti. See on väga raske. Ma ei ole veel jõudnud selle õige nupu peale, aga ma ikkagi nagu tahaksin, et me jõuaksime matemaatikas, et nii nagu ta on, et ta on selline ikkagi mõtlemise aine ja võiks ka olla aruteluaine, aga ma olen teel sinna, võib-olla ma jõuan sinna kunagi, võib-olla mitte. Kui ma hakkan pensionile minema ja sinu Roosa Raadio tahab küsida, et kas sa tegid kõik ära, mis sa tahtsid, siis ma võib-olla võin öelda sulle. Võib-olla küsin su käest siis, et mis on see, mida sa tahad veel teha siis? See doktorikraad, selle me panime... Panid kirja juba või? Yeah. Ei, see mul ei ole ikkagi niiviisi nagu esijärjekorras. Aga mul ongi ikkagi see mõte, et ma ikkagi tahaks kuidagi niiviisi selle matemaatika õpilasteni viia, et nad saaksid aru, et see ei olegi ikkagi kõige õudsem õppeaine koolis. Ma ei usu, et seda niimoodi arvatakse. Ei, sa ilmselt ei arvatagi ja see osa ilmselt, kes seda arvab, on tegelikult suhteliselt väike, sest ega väga paljudel lastel on matemaatika ju lemmikaine. Aga just nagu jõuda selleni, et kas see õpilane, kellel nagu mingil hetkel välja ei tule, et ma ikkagi leiaksin selle nupukese või nupu tema, millele vajutada, et tal hakkaks nagu asjad arenema. Aga see on nagu, see on ikka väga raske minu arust. Kas sa suudad kodu ja tööd eristada, kuigi sa ütlesid, et sul on kodukontor? Võtad sa tööd? 5 päeva nädalas eriti ei suuda, ütlen ausalt, aga ma teadlikult sellele ei pööragi nii palju tähelepanu. Mida ma 5 päeva nädalas või nende argipäevadel püüan teha? Eile ka käisime sellisel oma kõnniringil, et saaks natukenegi sporti teha, aga ma olen võtnud nagu selle eesmärgi, et kas laupäev või pühapäev, et üks on mul ikka täitsa niiviisi, ma juba 2 aastat suudan niiviisi. Et ma teen küll jah, ma teen kas laupäev hommikul või siis pühapäev hommikul või pühapäev õhtul. Et esmaspäevaks ikkagi, seda ma ei ole veel suutnud, et ma esmaspäevaks puhtalt kõik suudan reedel planeerida. See lihtsalt nii palju on, et tahaks nagu... Jah, reede õhtul on üldse natukene raske planeerida või teha, sest tegelikult ikkagi nädala lõpus oled suht väsinud. Kui saaks nagu niiviisi ka, siis oleks nagu eriti tore. Kuidas sa ennast ise kirjeldad? Ma arvan, et üks sõna võiks rahulik olla. Ilmselt ka suhteliselt kannatlik. Ka selline positiivse või rõõmsa ellusuhtumisega. Võib-olla natukene jonnakas, see ilmselt ei tule välja, sest ma olen õppinud seda nagu tagasi hoidma, et ei lähe nagu mingit kana kitkuma. Ma ikka mõtlen enne läbi, kas asjal on mõte kana kitkuma minna. Võib-olla võiks järjepidevam olla või selline järjekindlam. Mis ma sulle veel ütlen? Lihtsalt üks tore inimene. Tähesti nõus. Kas sul on mõni kiiks ka? Päris eriskummalist kiiksu või? Ma ei tea, inimene on juba napakas, kui ta õpetajana töötab Eesti Vabariigis. Seda ei saa muidugi eetrisse lasta, aga... Saab ikka, kõike saab lasta. Aga ilmselt jah, tegelikult ütleme niiviisi, et
et kas see nüüd kiiks on, aga eks ta jah, natukene on selles suhtes, et ega sa ikkagi teed nagu sellist rasket tööd ja Oled sa mõelnud eriala vahetamise peale kunagi? Minu arust ei ole, mul ei tule vähemalt ette. Oled sa pisaraid valanud tööl? Tööl? Õpetajana? Ei, pisaraid ei ole valanud, vahest on ikka asjad, mis käivad kurvaks lihtsalt. Ma pean sult šnitti võtma päris palju tänases vestluses. Et no ma ei tea, minu arust peab nagu läbi mõtlema selle, et mis on see, mida sina muuta saad. Seda püüadki muuta ja kui sa ikkagi näed, et see teine pool, sa ei saa teist inimest niisama lihtsalt muuta. Jah, lapsega on natukene lihtsam, eks, aga võta kui kolleeg, eks ole. Sa ei muuda seda teist inimest, et kui sa suudad nagu selle kainelt ja rahulikult läbi mõelda, siis ilmselt ei saa nii palju haiget. Aga jah, loomulikult on asju, mis teevad haiget ja aga siis ma saan aru, et tegelikult mina tegin oma tööd nende võimalustega, mis meil antud on. Aga see tööb kurvaks, jah, aga ma ei mäleta, iga lahinal ma nüüd lausa nutnud kindlasti ei ole. Kõige naljakam on see, et sa tulid ise selle teemani, ma tahtsin jõuda selle kiiksu kaudu sinna, et see peab ikka päris suur kiik su peas olema, et sa tahad seda tunniplaani teha. Aga tead, seda on tegelikult päris tore teha, aga ma mõtlen, et meil on nagu võimalused null. No see on teine asi. See null ei taha öelda, null ei ole. See oleks natukene nagu liiga kardinaalne, aga ütleme, et need võimalused meil kahjuks on natukene piiratud. Et meil hakkaks see asi palju paremini jooksma, kui meil oleks natukenegi lõtku. Kas see pakub sulle kaifi? Ei paku, aga see on põnev küll, jah. Vaata, kui sa mõnda põnedat Matja ülesannet lahendad, see on samasugune. Kas sa mäletad seda? Oli sul nii põnev ülesanne, mida lahendada? Mul oli see, et kui ma lõpus sain õige vastuse ja õige lahenduskäigu, siis ma sain kaif. Ma arvan, sama tunne. Kas sul on mingi nagu aastate jooksul välja kujunenud mingid traditsioonid ka, kuidas sa seda teed? Istud maha, kohvitäis kõrvale, hingad 5 korda ja läheb? Ei, mine nüüd, ei ole mul seda rituaali, et kõigepealt natuke mediteerin ja siis võtan ja hakkan tegema. Kuidas siis? Lihtsalt hakkad? Lihtsalt ikka hakkan jah arvutis. Infot kokku ja... Ja info kokku ja kuna programm teeb, siis ega minul ei ole seal ju palju teha. Sai ära öeldud see tunniplaani asi, väga hea, et me selleni jõudsime. Kas sul on veel midagi, mida sa tahaksid jagada? Mida ma tahaksin jagada nende toredate kuulajatega, kes sinu raadiot kuulavad või? Ma tahaksin jagada seda, et hoidke ennast haridusteemadega kursis nii Maigi raadio kaudu, Roosa raadio kaudu, kui ka tegelikult mina isiklikult tegelen loen Postimehest Fookuse nimelist osa ja päris huvitavaid ka teadusartikleid ja mis on nagu selline põhjatu varasalv tegelikult on internet, et kel vähegi inglise keel suus, siis ma soovitan igal juhul sealt otsida ja vaadata, kui palju õpetajad teevad imepäraseid asju. Jaa, seal on ikka müts maha asju ja vau. Jah, täpselt nii. Et matemaatikas eriti. On matemaatikas, jah. Sa panid mind proovile enne oma 3 matemaatika valemi asjaga. Ma panen sind proovile. Sa pead nüüd tegelikult see on ka matemaatika ülesanne. Mul on siin erinevad värvi kommid ja sa pead võtma silmad kinni, ühe kommi ja arvama, mis värvi see komm on. Mis värvi kommid sul seal on? Kuuled, sa ei hakka mingit statistikat tegema siin. Ära vaata. Ei, no jaa, aga ma võiksin ju tõenäosust arvutada ja siis sa saaksid teada, kas 1-2 Oota, aga kui ma tahaks tõenäosust, siis sul on vaja teada palju siin neid on. Mul on vaja teada palju ja kui palju igat värvi on ja... Põhimõtteliselt saaks välja arvutada praegu. Kui suur on tõenäosus, et ma saan näiteks roosa kommi. Aga me ei tee seda. Aga sa pane nüüd silmad kinni, ma ulatan sulle kommi, pane teistpidi käsi. Kuidas teistpidi? Nii, võta siit. Nii, ära vaata, pane sugu komm ja proovi siis. Need on mingid maitsekommid, Jah. Ongi enam-vähem roosa. No mingi puuvili on. Ma pigem pakuks punaka roosaka. Oled sa kindel?
sidrunit nagu ei ole. No vast on punakas, roosakas. Roheline. Roheline? Õun! Mm-hmm. No muidugi, kes see siis rohelisi õunu sööb? Mina söön ju punaseid. Jaa. Aga sa tundsid õuna ja siis sa ütlesid selle järgi või? Nüüd ma tunnen. Võib-olla ma oleks pidanud asja närima veel. Ma liiga vara ütlesin. Siit ka elutarkus, tarkeid jorma. Tarkeid jorma, jah. Aitäh sulle. Võta heaks. Sa oled mulle suureks eeskujuks klassijuhatajana, nii et ma sain täna veel sinu kohta asju teada. Mul on hea meel. Aitäh, Maigi. See oli Roosa Raadio järjekordne osa. Suur tänu kuulamast. Millal, kellega ja kunas me järgmine kord kohtume, eks seda näitab aeg. Auf Wiederhören! Roosa Raadio on nüüd ka Patreoni platvormil. Kuulaja saab näiteks valida 2 € kuus ja toetada sellega minu podcasti platvormi maksu.